Even the silence echoes when a lion roars. I am the lion. I am the lion. No nii, tere, head vaatajad, kuulajad, jälgijad. Doktor Lõvi on tagasi uues kohas, uued teemad. No nii, sissejuhatus võib siin päris pikaks niimoodi venida, et käisin Saaremaal, fantastiline koht, fantastiline energia, palju peegeldusi ja mis teema hakkas mind kummitama seal Saaremaal, oli see just selle Kaali meteoriidikraatri juures. Oli see teema, et vaimsus ja materiaalne maailm või siis hing ja materiaalne maailm. No see on nagu hästi suur teema, selline filosoofiline teema, et let's give it a go, proovime. Et alustame siis võib-olla, mis ma siin pealkirjaks panin, ühiskondlik illusioonide kliinik episood, mis ta on, 4 äkki. Hing, plastiline aju ja siis RSQ8. Mis see on? Nii, et mis on hing, kus asub hing? Alustame siis sellest, et ja siis ma vaatasin, mis me siin hakkame sellest ugrimugrist jaurama, et lähme kohe selle zen-budismi juurde. Mis see budism meile ütleb? Budism ütleb, et hinge pole olemas, päris karm värk. Et vähemalt mitte sellisel kujul, nagu meie endale ette kujutame. Pole olemas püsivat mina, fikseeritud isiksust, vaid kõik on pidevas muutuses. Jah, ainus asi, mis ei muutu, on muutumine ise. Et siis jah, budismis on selline asi nagu anatta, iseenda puudumine, identiteet on siis pidev vool ja protsess. Kui ma teen hommikuti tänulikkuse mantrat, siis ma ütlen ka endale, et ma lasen lahti ja lasen elul vabalt voolata, elu on jõgi ja mina olen säng, mille sees elu voolab. Et siis ühesõnaga elu või hing ei ole kivisse raiutud tõde, vaid vool, mis vormub hetkest. Ja nüüd ma leidsin siin selle huvitava seose, et kuna olen viimasel ajal palju tegelenud selle ajuga, enda ajuga, olen seda siin uuesti käima tõmmanud, uusi neuroühendusi loonud. Seina peal on siin Brain Lion instituudi logo ka, et siis budism ja siis tänapäeva neuroteadus, need lähevad hästi sobivad kokku, et aju on ju plastiline organ, ühesõnaga ka pidevas muutumises. Kui me anname endale selle võimaluse, kui me läheneme sellele nii, et aju on plastiline organ, mis on pidevas muutuses, seda on võimalik vormida. Ja järelikult siis ka sina või mina olen plastiline. Mina pole lõplik ega valmis. Ma muutun, ma liigun, ma kohanen, ma elan. No nii on ju. Ja nüüd jõuame siis selle vastuoluni,
et ma sünnin siia maailma, mul on hing, aga süsteem, mille sees siis ma pean hakkama, see operatsioonisüsteem on justkui minu jaoks, see maatriks on juba valmis ehitatud. Ja mind hakatakse maast madalast õpetama, mis on õige, milline on õige muster, kuidas elada, mille poole püüelda ja nii edasi ja nii tagasi, on ju, et kasvad üles, meile õpetatakse sellist võitja mentaliteeti ja edu ideaali, et kes on edukas inimene on heal järjel, majanduslikult kindlustatud. Ma mäletan, et kui ma pidin algklassides või kuskil mingi põhikoolis kirjutama kirjandi, et sina 5 aasta pärast, siis ma kirjutasin, et mul on Pirital maja, siis on mingi äge auto ja hundikoer. Puuja, on ju, et kas need on minu enda unistused, kas see on need kogemused, mille järele siis see hing siia maailma tuli. Noh, materialiseerus siis läbi minu selle keha, on ju, et noh, okei. Selleks. Ühesõnaga maailm, siis materiaalne maailm või inimeste maailmas me püüdleme pidevalt püsivuse poole ja me elame homse nimel. Kinnisvara, igasugused asjad, äge auto, noh, ükstapuha mis auto, pangakonto on ju, ja siis on süsteem, mis ütleb meile, et ela tuleviku nimel, pane kõrvale, kas sul on hoius, kas sul on see kogumispension, on või? Rapsi täna, puhka homme, seda olen ka väga palju kuulnud, et kuidas inimesed räägivad, et ma olen hästi tubli praegu, ma pingutan selle nimel, et kuskil seal kauges tulevikus, siis ma kiigutan jalga basseini serval ja joon kokteilikest. No mina ei ole veel näinud, vähemalt siin meie maailmas veel sellist inimest oma silmaga. Võib-olla sotsiaalmeedias jah, aeg-ajalt näen, aga üldiselt on see, et me oleme oma harjumuste orjad. Kui me oleme harjunud terve elu manageerima, väikseid ülesandeid igapäevaselt täitma, siis me jääme sellest elustiilist sõltuvusse ja põhimõtteliselt kui meil ei ole midagi teha, siis me tunneme ennast rahutuna. Et ma ei tea, kas see teooria töötab, et rapsi täna ja puhka homme. Ja nüüd ongi asi selles, et aga hing elab ju praegu. Ja kui see kogu tähelepanu fookus, et kuidas saavutada edu, on siis homses päevas, selle homse nimel elamises, siis hing ju vaikselt hääbub. Aga minu hing, mina tahan ju kogeda, ma ei taha ainult asju ja ma ei taha orjata lihtsalt sellise keskpärase, turvalise elu nimel. Ja see jätab mind lihtsalt tühjaks. Võib-olla niimoodi üleolev rääkida, aga ma olen lihtsalt aus. Et olen selline, nagu ma olen. No nii. Aga mis siis nagu saab, et ma olen ju selles süsteemis, selles maailmas. Ma tahaksin justkui olla see vaba hing, kes elab hetkes, kuid samal ajal ma ei ole valmis minema ka sinna kartulipõllule, et kasvatada iseendale toitu, et sellest ära elada. Ma sündisin linna keskkonnas, ma olen elanud teatud liiki elustiili
ja ma olen sellest maatriksist ikkagi sõltuvuses, on ju. Et väga raske on nagu luua endale seda arusaama või seda leppimist, et nüüd ma pean astuma mingid sammud tagasi. Et loobuma mingitest mugavustest, et vaimsus, kas siis vaimsus tähendab automaatselt puudulikkust või mingit vaesust või kannatust. Jah, selles samas budismis teine aste ongi kannatus, on ju. On ju. Ja siis ma vaatan seda maailma ja ma mõtlen, et kui ma juba elan, et miks siis mitte täiel rinnal, et miks mitte kogeda parimat, mitte keskpärast ja miks mingi lambikas auto, vaid miks ma ei võiks siis kohe nagu saada kogeda seda Audi RS Q8, on ju. Ja mitte lihtsalt, et mul lihtsalt ei oleks nagu mingi korter või kodu, vaid ma tahan seda sama Viljandi järvevaatega ägedat katuse terrassiga korterit seal Oru tänaval sinna uude majja. On ju, aga samas ei taha nagu ka selle tuleviku nimel tööd teha, et see ongi nagu selline vastuolu, et mul on maast madalast õpetatud ka seda, et programmeeritud justkui, et edu tuleb raske tööga. Jah, nüüd ongi vastuolu, et ma ei taha oma hinge nüüd selle nimel maha ka müüa, et ma saan selle ägeda katuseterrassiga korteri ja ma saan selle Audi RS Q8 kogemuse, on ju. Ja veel enam ma ei taha oma hinge maha müüa ka nagu keskpärasuse nimel, et leppida lihtsalt sellega, et mul on mingi soe koht, kus olla, aga ma pean selle pärast käima nagu 9-5 tööl. Oh my god, mis nüüd saab? Mis siin veel? Jah, ma olen siin tõtanud ette, mul on niisugune, et panen pool loomingut ja pool skripti. Tahtsin lihtsalt selle teemaga kohe pihta hakata, kuna see põleb minu sees. Siis on jälle, mis mul siin oli ette valmistatud, et süsteem, mida mina ei loonud, on ju. Sündisin siia süsteemi, mis ei ole minu looming otseselt ja mulle söödeti ette unistus, edu, imidž, vara, äge elu. Ja kui sul pole raha, siis sa põhimõtteliselt oled tont. Ja kui sa ei saa hakkama nende mängureeglitega, siis sa oled automaatselt kõrvale heidetud. Ja mille eelkõige siis me õpime tegutsema, ma ei tea, võib-olla mingist kadedusest ja jah. Nii, aga mis nüüd oleks siis lahendus sellele vastuolule, et ma tahan olla vaba hing ja mitte olla süsteemi ori, mitte leppida keskpärasusega, et hing või loominguline inimene, hetkes elav inimene ei pea automaatselt tähendama vaesust ja kannatust. Ühesõnaga, mis ma siis nüüd tegema pean? Mul tuleb ennast nähtavaks teha. Et mitte ennast veita, mitte ennast alla suruda, mitte ennast haletseda, mitte kahetseda, vaid vastupidi, tuua esile oma päris mina. See annab mulle suurema võimaluse, kui ma olen nähtav, võib juhtuda, et ma löön läbi just iseendana, kes teab õigel ajal õiges kohas, kuskil just on selline hetk, kus ongi, kõik on hetk, on ju, kus ma olen vajalik just nende oskustega, mis minul olemas on ja nende omadustega, mida ma siis endas kannan. Ja just see ka, et ma ju tegelikult tean, ma olen päris hea nagu kommunikatsiooniteoorias, et mis müüks kohe, mida ma peaksin, millist sisu ma peaksin tootma, aga see tähendaks jälle iseenda maha salgamist, on ju, et nii, ja mis ma siis teen? Ma ehitan oma mänguvälja.
ühesõnaga, looming on uus valuuta. Ma olen loonud Brain Lioni instituudi, Brain Lioni kontseptsiooni, visuaali. Olen registreerinud platvormid, YouTube, Instagram, Facebook, Ko-fi, veebipood. Siis olen loonud sõnumi, mida siis Brain Lion endas kannab, milliseid väärtusi ma endas kannan. Et olen vaimne, olen kohal, olen aus, olen loov ja olen võimas. Jah. Mida ma, ja siis mis see looming on, mis siis toetab seda päris hingena ellujäämist ongi, et loon miniprogrammi, loon neid postitusi, kuidas hingena ellu jääda edukultuses näiteks. Ja loon neid spoken word lugusid, mis siis, et ma jätsin koorilaulu lapsepõlvest pooleli, ärevus oli nii suur ja laulu hääl ei ole professionaalne. Ikka tänapäeva maailmas sul on need vahendid olemas, et sul ei ole vaja, näiteks kui sa raamatut tahad tänapäeval välja andma, sa ei pea minema kuhugi suure kirjastaja ukse taha. Või Sony Music Europe, Sony Music Baltic. Jah, ma saatsin teile selle kirja, aga te isegi ei vastanud mulle. Aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks ise oma muusikat välja anda. Nii, mis siin veel on? No põhimõtteliselt te ju teate, et minu siin eelkäijad olen mõnes postituses maininud ka seda igasugust Eva Lepikut on ju, et kuidas temale oma seda küllust loob, et üldse sa saaksid mingisugusesse nende audiofailidele ligi, siis sul on kuumaks on ju. Noh, ma ei ole neid asju veel teinud, kuna ma olen nii vaba hing sellises voolus. Ei ole nagu veel ennast ära hinnasildistanud. Ühe selle meditatsiooni panin sinna Ko-fisse ülesse. Siiamaani seda on alla laaditud ainult üks kord. Ja siis mingi hetk hüüdsin välja ka, et teen seda one-on-one värki. Jah, praegu teen seda one-on-one'i kujuteldatavale patsiendile. Ma olen nagu muff, kes kirjutab ise endale kirju. Ja siis ma otsustasingi, et ma teen selle Brain Lion instituudi, ma teen selle ühiskondlik illusioonide kliiniku kohe nüüd valmis. Ma ei hakka ootama siin mingit luba, mingit eriluba kuskilt, ma ei tea, kus kohast on ju, mingit autoriteedilt, mingit inspektsioonilt, mingit ametilt, kes mind keelab. Ahaa, me ei ela seal Põhja-Koreas. Ja nüüd on järgmine teema võikski siis olla, et vaimse inimese jaoks, et raha ei ole nagu midagi kättesaamatut. Ja raha ei ole kuidagi, et on olemas need rikkad inimesed on ju, need, kes on need pahad inimesed, ei ole. Kõik on okei. Raha võrdub vabadus, mitte vaimu reetmine. No, sa ei ole nagu ise, see ei pea olema iseenda allasurumine. Raha võrdub vabadus. Me elame materiaalses maailmas. Et raha pole halb, raha on tööriist. Ja kui see tuleb läbi sinu tõe, siis iga euro on allkiri sellele, et hing jääb ellu. Ma ei tea, mida see nüüd siis täpselt tähendab. Jah, no jah, üüri tuleb maksta, asju tuleb kogeda. Ja see on lihtsalt maksevahend, see on käibevahend on raha.
nii. Ja vaimsus ei tähenda enam vaesust. See oli nagu see põhiasi, miks ma üldse seda postitust hakkasin looma, et ma saan aru, et praegu võib-olla ei ole see nii voolav see jutt siin, aga no siin midagi tuleb siit välja ikkagi. Et vaimsus ei tähenda vaesust. Et see on vana illusioon. Selleks, et olla vaimne, ei pea elama räbalates. Ja ma ei mõtle siin vaimsuse all jälle seda, mis ma siin ühes videopostitusest rääkisin, et jõu, et ma lähen sinna nädalavahetuse retriiti, ma ei tea, mingi Wim Hof jääpurika mees on ju, või mingisugune hingamisekspert õpetab, kuidas õigesti hingata ja siis ma olen peale seda nagu räigelt vaimne inimene on ju, no. Mitte see, ma ei alavärista praegu mitte kedagi, vabandust. Et sa võid olla täiesti kohal ja samal ajal täiesti nähtav, kuuldav ja väärtustatud. Jälle, kõik kuidagi läks lappuma praegu, no, pole hullu. Mis ma siin vahepeal mõtlesin selle peale ka, et ma lugesin isegi selle klaaspärli mängu läbi. Mul üks tuttav tegi nalja, et ta oli kuulnud kuskilt, et Eestis on mingi 2 käe sõrmedel võimalik inimesi kokku lugeda, kes on selle raamatu suutnud läbi lugeda põhimõtteliselt, on ju. Mulle tuleb meelde ka, seal oli mingi tähtis vaimne mees, kes on selle raamatu läbi, aga okei, seal oli niimoodi, et peategelane siis. Ta peab kirjutama, selle raamatu üks põnevamaid osasid oli see, et see peategelane peab oma õpingute jooksul, siis meister laseb tal kirjutada 3 iseseisvat elulugu, alternatiivset elulugu. Üks lugu on siis jälle sellest vaimsest, kuidagi mingisugusest tegelasest, kes siis loobub kõigest maisest varast. Piiblis igal pool usundites on see lugu siuke ka nagu kandev teema, et keegi läheb kuskile kõrbesse või koopasse või kuhu iganes on ju, ja siis seal kannatab. Ja siis seal oli selles Klaaspärli mängu selles ühes fiktsionaalses eluloos oli siis lugu, kuidas siis tüüp seal kannatab kuskil põõsas koopas ja siis üks päev ta ikkagi nagu ta ei pea vastu, ta hakkab kahtlema, et kas see, mis ta teeb, on õige ja siis ta läheb nagu rändama uuesti. Ja siis kohtub teise ränduriga, kes on siis temast vanem, targem, kauem kannatanud, veel suuremates, veel nagu nirumates räbalates ja siis pärast see meister tunnistab talle, et tegelikult mul olid samad kahtlused, et kaua ma seal üksinda selles koopas kükitan, et kas sellel üldse on mingi mõte ja siis ma läksin otsima kedagi endasugust, siis nad leiavad teineteist. Ma ei taha olla kannataja. Ja ma ei taha minna ajas tagasi. Aga ma ei taha ka seda maatriksit nagu sellel puhtal kujul alla neelata, omaks võtta. On jälle see, et kirjutaks natukene seda oma koodi siia selle olemasoleva koodi sisse. Et ma ei taha lihtsalt eksisteerida. Jah. Ja samas ma ei taha ka nagu seda süsteemi lõhkuda. Ma loon uue maailma süsteemi sisse. Ja ma ei ela ainult endale, vaid ma näitan ka teistele, et see hing võib ellu jääda. Ma olen ikka veel siin. Jah, täna hommikul samamoodi käisin, jalutasin siin Viljandi järve ja Lossimägedes ja siis üks rebane hakkas mind taga ajama ja siis ma mõtlesin ennem seda, kui jalutama läksin, et ei tea, peaks vist selle Siivi keskuse lõpuks lahti tegema. Seda ju kõik ootavadki, et hahaa, no näete siis lõpuks ometi, hakkasid ka normaalseks on ju, hahaa. Fuck, Ja
jaa, tuli selline skisoidne postitus. Aga noh, nii on. Väike kohvilonks siia lõppu. No ma vaatan ise selle postituse üle ja siis ma mõtlen, kas ma panen selle üles või ei pane. Eks näis. Või natukene lihvin, jalutan ja teen uue. Aga nagu seniks aitäh teile, kõik, kes lõpuni vastu peavad, on kangelased. Ja järgmiste kohtumisteni. Kõike head ja ilusat päeva teile. Taustaks mängib I am the lion, I rise, steady and true. Leitav YouTube'is Brain Lioni YouTube'i lehelt. Okei, nüüd ma lähen. Ma ei saa püsti tõustes, mul pole püksi jalas. See on vana see stuudio nali, et üleval on see pintsaki lips. Okei, aitäh, tšau.